USA president Donald Trump teatas Hormuzi väina täielikust avamisest ning Ameerika sõjaväelased asusid kohe väina jõuga läbima, murdes läbi Iraani blokaadi. Samal ajal kui Pakistanis toimusid läbirääkimised Iraani ja USA delegatsioonide vahel, alustasid USA mereväe sõjalaevad ootamatut läbimurret Hormuzi väinas. Teatatakse, et mitu Ameerika laeva ületasid täna Hormuzi väina edasi-tagasi ilma igasuguse kooskõlastuseta Iraaniga. Kuid Iraan kinnitab, et ameeriklased lahkusid väinast kohe pärast esimest hoiatust rünnaku kohta. Kuid see ei vasta päris tõele. Samal ajal tunnistasid Iraani võimud, et nad ei suuda füüsiliselt avada Hormuzi väina intensiivsemaks laevaliikluseks, kuna nad ei ole võimelised avastama kõiki miine, mis võisid olla veeteel paigaldatud. Iraan tunnistas, et külvas Haikini miine, kuid nüüd ei ole neil tehnilisi võimalusi neid miine eemaldada. Aga siin peitub väga oluline kavalus, mille Teheran kasutusele võttis ja me arutame seda selles saates koos teiega. Ja samal ajal teatas Donald Trump, et ameeriklased on juba alustanud väinamiinide eemaldamist, kuigi läbirääkimised ripuvad juuksekarva otsas. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha mis tahes annetusega selle video kirjelduse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Ja kindlasti tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Niisiis laupäeval ületasid mitu USA mereväe laeva avalikult Hormuzi väina, mida Iraan blokeerib. Teatatakse, et see samm ei olnud kooskõlastatud Teheraniga. See on esimene kord, kui Ameerika sõjalaevad ületavad väina alates sõja algusest. Nagu Washingtonis öeldi, oli operatsiooni eesmärk suurendada kaubalaevade kindlustunnet väina ületamise võimalikkuses. Kui sõjalaevad ei kartnud esimest korda sõja jooksul nendesse vetesse siseneda, siis väidetavalt pole ka teistel midagi karta. Kuid see ei ole tõsi ja see on lõks. Räägime sellest veidi hiljem. Pentagonis teatati, et USA mereväe laevad ületasid väina idast läände, jõudsid Pärsia lahte ja pöördusid seejärel väina kaudu tagasi Araabia merre. Iraani valitsus kinnitas Ameerika laevade läbimist, kuid nimetas seda relvarahu režiimi rikkumiseks ja ähvardas neid laevu rünnata. Väidetavalt lahkusid ameeriklased väinas pärast islami revolutsiooni kaardiväe korpuse hoiatust. Ja ma võin oletada, et sel viisil üritab Trump veel näidata, et tema läbirääkimised toimivad. Kuna väina avamine oli üks vaherahu tingimustest, kuid tegelikult ei avatud väina kunagi. Mõne päeva jooksul pärast vaherahu väljakuulutamist selle väina ületas väga vähe laevu. Ja laupäeva hommikul ilmusid teated, et vähemalt 3 nafta supertankerit on väina ületanud. See on esialgne märk liikumisest, kuigi see on siiski tühiselt väike osa tavapärasest laevaliiklusest. Varem tunnistasid USA ametnikud, et laevad ei liigu selles piirkonnas, sest iraanlased hirmutavad neid. Ja nüüd kõige huvitavam. Täna teatas Trump küüniliselt, et Iraan ainult ähvardab tankereid ja laevu, et nad võivad väinas miinidele sattuda. Aga see, Trumpi sõnul, on lihtsalt hirmutamine, et seal pole mingeid miine ja kui ka on, siis need pole nii ohtlikud. Aga probleem on ka selles, et Iraan ei saa füüsiliselt avada Hormuzi väina tihedamaks laevaliikluseks, sest ta ei suuda avastada kõiki miine, mis võisid olla veeteel paigaldatud. Teheranil pole ka tehnilisi võimalusi nende miinide kahjutustamiseks. See tähendab, et Iraan külvas need triivivad miinid üle kogu väina laiali. Aga kus need praegu asuvad, seda nad ei tea. Vähemalt nii kirjutab New York Times. Märgitakse, et see asjaolu on üks põhjusi, miks Iraan ei suutnud kiiresti täita USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni nõudmisi taastada intensiivne liiklus läbi väina. Seda peetakse ka täiendavaks keerukust tekitavaks teguriks Iraani delegatsiooni ja Ameerika poole, mida juhib asepresident J.D. Vance läbirääkimiste taustal. Eelmisel kuul kasutas Iraani pool, märgin, väikesi paate miinide paigaldamiseks väina koos droonirünnakute ja raketirünnakute ohuga. See vähendas järsult naftatankerite ja teiste laevade läbipääsu.
Selle tulemusena tõusid energiahinnad ja Iraan sai ühe võtmetähtsusega mõjutusvahendi selles sõjas. Ja just siin tuleb mängu selle Iraani strateegia kõige kavalam osa. Ja ei maksa arvata, et nad ei saanud aru, mida nad teevad, et nad lihtsalt kaootiliselt külvasid miine üle kogu väina ja nii edasi. Nad said väga hästi aru, mida nad teevad. Asi on selles, et Iraan, kes teatas sellest täna ametlikult, jättis väinas avatuks ainult ühe marsruudi, mille kaudu lubatakse laevadel läbida tingimusel, et makstakse tasu. Ja see tee kulgeb, kes oleks osanud arvata? Iraani ranniku lähedal. Kogu ülejäänud veeala on miinidega kaetud. Samuti hoiatas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus võimaliku meremiinide ohu eest laevadele, kuid lubas tagada, et nende laevakoridoris selliseid miine ei ole. Nad kindlasti jälgivad seda, patrullivad, otsivad ja nii edasi. Just täpselt määratletud koridoris, kus laeva läbipääsu eest tuleb maksta raha. Lõpuks hakkasid Iraani meediaväljaanded isegi avaldama kaarte, kus on märgitud ohutud liikumisteed, mille läbimise eest tuleb iraanlastele maksta. Ja iraanlased ütlevad, et just selles koridoris miine kindlasti ei ole. See tähendab, et iraanlased said suurepäraselt aru, mida nad teevad. Ameerika ametnikud on juba tunnistanud, et Iraan kavaldas nad üle, sest sellised marsruudid on peamiselt piiratud Iraani kaootilise miinipaneku tõttu väinas. Nad märkisid, et pole teada, kas iga miini täpsed paigalduskohad registreeriti. Samuti nende sõnul isegi juhtudel, kui koordinaadid üles kirjutati, võis osa miinidest olla paigutatud nii, et need võisid triivida või oma asukohta muuta. Ja siin on samuti oluline märkida, et meremiinide kahjutuks tegemine on märksa keerulisem ülesanne kui nende paigaldamine. Muide, Ameerika Ühendriikidel ei ole piisavalt võimsaid vahendeid täielikuks miinitõrjeks. Seetõttu kasutavad nad peamiselt rannikulähedasi sõjalaevu, mis on varustatud traalimiseks. Samal ajal ei ole Iraanil samuti võimalust miine kiiresti eemaldada, isegi neid, mille ta ise paigaldas. Küll aga jättis Iraan kitsas koridori, mille kaudu laevad saavad läbi sõita. Ja miinid meres on lihtsalt uskumatu probleem. See on probleem, mis jääb sinna aastateks ja aastateks. Praegu on väina täielik miinidest puhastamine lihtsalt võimatu. Siin, et paremini mõista, tuletan ma teile meelde ühte episoodi. 2022 aasta mais viis NATO Läänemeres läbi operatsiooni nimega Open Spirit, mille eesmärk oli leida esimese ja teise maailmasõja aegseid miine ja need kahjutuks teha. Ja kujutage ette, siis leiti ja hävitati miine, mis polnud isegi teisest, vaid esimesest maailmasõjast. Ja 2022 aasta septembris leiti ja hävitati sama jätkuva operatsiooni raames Stockholmi saarestikus Rootsis triiviv miin, mis pärines just esimese maailmasõja ajast. Just sellised triivivad miinid asuvad praegu Hormuzi väinas. Ja vaadake lihtsalt geograafiat. Siin on Läänemeri, mis ei tundu olevat eriti suur, ja Hormuzi väin. Ja kui te neid andmeid võrdlete, siis saate aru, et need miinid jäävad sinna veel väga kauaks ning kogu Pärsia lahe ja Araabia mere läbi kammimine, et piirkond neist miinidest puhastada, on väga raske. Ja selle taustal teatas Donald Trump, et USA alustab operatsiooni Hormuzi väina puhastamiseks. Tema sõnul hävitasid Ameerika sõjaväelased suurem osa Iraani relvastusest ja sõjatööstusest ning ka paljud selle juhid. Ainus, mis neil eelalles on oht, et mõni laev võib sattuda mõnele meremiinile, kuigi kõik nende 28 miinipanijat lebavad samuti merepõhjas. Praegu alustame me Hormuzi väina puhastamise protsessi teenusena kogu maailma riikidele, sealhulgas Hiinale, Jaapanile, Lõuna-Koreale, Prantsusmaale, Saksamaale ja paljudele teistele. Ja traditsiooniliselt heitis Trump sellele riigile ette julguse ja tahte puudumist väina avamiseks. Ja ta lisas, et paljude riikide tühjad naftatankerid liiguvad praegu otse Ameerika Ühendriikidesse, et laadida peale meie naftat. Justkui ka siin aitab Trump kõiki ja päästab kõik. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada meie YouTube'i kanali tööd, siis te juba teate, mida teha. Seda saab teha annetuse abil. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest või QR-koodi kaudu teie ekraanil. Ja ärge unustage tellida minu Telegrami kanalit, Petši News.
Selle kanali link on selle video kirjenduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.